aga mina küll, nii, aga mida ma siis nüüd teil vaatan, üks väike naeratus ehk Siin me ei ikkagi kuule tuleb. sind. Ei kuule? Kas te kuulete mind? Kuuleme. Väga Kuuleme hea. küll. Väga hea. Ehk siis täna on meil esmaspäev. Me oleme tööd tulnud ja me saame ennast hinnata tervisehinne. Kas ma rõõmuga tulin töölt koju ja ma olen puhanud või ma olen väsinud. Ja me alustame siis ühe vahva programmiga. Kutsume siin teid ühest programmist osa saama meie kogukonnas, meie rõõmsas kogukonnas hommikuprogrammiga. Ehk siis hommikud on ju alati sellised, mis käivitavad päeva. Mina ise tean, kui minu hommik algab hästi, siis päev läheb ka korda. Aga kui ma hommikul unustan naeratamata, siis ma ei tea, mis toimub. Minu hommikud algavad kell 5:15 äratusega ja siis ma lähen kõndima ja tuletan meelde selle positiivsuse. Ja kogu meeskond, kogu kogukond teab, et ma lehvitan siin teile. Ja me alustame täna siis teid kutsumast hommikuprogrammi ja ma tean, et meil on ka siin uusi inimesi, et te tulete ja kuulate ja vaatate, kes on need inimesed, kellega koos alustada uusi harjumusi. Lähme järgmise slaidi juurde. Kas sa tunned ära, kas see pilt, millele sinu pilk jääb seisma, on sinu? Kas sa tunned ennast vahepeal väsinuna, et laua taha magama jääd? Või on sul stress? See tähendab, see kumin on peas, kumin on kehas. Kas sa tarvitad tablette? Või haarab sinu käsi hoopis šokolaadi järgi? Milline pilt on sinule tuttav? Aga meie täna siin räägime tervisest ja kui hea on olla terve, kui hea on olla rõõmus. Kuna sina viimati naeratasid? Kuna sa tundsid, et sa elad täiega, rõõmuga? Ja kas mitte ei ole tervis kõige suurem vara? Ja me alustame täna, võtame järgmise slaidi. Me räägime täna ühest vahvast inimesest, Francisco Avaldist, kes on Nutrilite'i toitumiskonsultant ja ta on taimetoitlaste teoloogia magister ja sporditoitumise ekspert. Nutrilite pakub erinevaid programme ja lahendusi erinevate heaoluga seotud eesmärkide saavutamiseks, et end tunda hästi õnnelikuna. Programmid on ette nähtud, programmid on siis toitumisele, vedeliku tarbimisele, liikumisele, positiivne mõtteviis ja kogukonna kaasamine. Meie täna räägime hommikuprogrammist, mis põhineb teaduslikel lähenemisviisidel. Nutrilite asutati 1934. aastal Californias. Doktor Karl Renbok mõistis, et taimetoit võib aidata tervislikumalt elada. Ja nii sündiski Nutrilite.
Ameerika Ühendriikide seaduse alusel sertifitseeritud mahetaludes, loodushoidlikud põlluharimismeetodid ja ei kasutata pestitsiide ega tugevatoimelisi kemikaale. See Nutrilite on ainuke maailmas, mis on seemnest siis vitamiini tootmiseni ehk siis vitamiin purgis. Ja see on 9-etapiline läbipaistvus varmist toidulisandini. Kirsika, palun järgmist slaidi. Nutrilite'i toidulisandeid olen mina võtnud, ütleme kuskil 5-6 aastat teadlikult. Ja me kutsume teid programmi, hommikuprogrammi, kus me kaasame Nutrilite'i toidulisandeid. Ja ainult Nutrilite'i toidulisanditega on võimalik meile tervisebarjääri suurendada. Ehk kui me vaatame seda ülemist slaidi, siis meie tervisebarjäär inimestel on hästi väike. Ja kui nüüd haigus tuleb sisse, siis see haigus halvab kogu keha ja keha haigestub. Aga Nutrilite'i toidulisandeid või neid programme kasutades me saame tervisebarjääri suurendada. Seega ka meie puutume kokku erinevate haigustega ja kui see haigus siseneb meie kehasse, siis ta ei halva meie kogu seda tervisebarjääri ehk meil on veel ruumi ja kaitsebarjääri ehk meil on veel ruumi, et keha hoida tervena. Ja täna me räägime siis hommiku toitumisest, sest täna ma tean, et väga paljud inimesed ei söö hommikut ja väga paljud inimesed lähevad tööle ja inimesed tulevad ka kooli päris tühja kõhuga. Aga kuidas sa saad päeva alustada, kui sa ei ole söönud? Mina annan tunde ergonoomikas ja iga nädal mul mõni õpilane kukub praktiliselt kokku, kus ma pean kiiruga jooksma siis mingi kommini või oma batoonini, et inimene saab uuesti püsti tõusta ja minna sinna sõudeergomeetri peale. Võtame järgmise slaidi, Kirsika. Ja siin Nutrilite on siis läbipaistev, ta on 90 aastat vana bränd. Ja kui me tahame, ehk siis kui Nutrilite'i toidulisandid on väga palju erinevaid programme, ja täna me just räägime sellest hommikuprogrammist. Ja anname sõna nüüd Elvele. Muutke hommikud päeva parimaks osaks. Palun, Elva. Tere õhtust ja väga meeldiv, et nii palju uudistajaid on. Kellaaeg on suht hiline ja asume siis tõesti kohe asja kõrvale. Teemaks siis tõesti, kuidas me siis saame oma hommikud muuta päeva parimaks osaks. Alustame väga lihtsalt. Kõigepealt tasakaalustame oma toidulauda. Ja miks? Sellepärast, et see, mida me hommikul sööme, see annab meile siis sellise hea enesetunde ja piisavad vajalikud toitained hommikuks ja kogu päevaks. Ja mis need siis olulised toitained meil on? Loomulikult on need siis valgud, rasvad ja kiudained. Ja ei saa ma ütlemata jätta ka puhas joogivesi. Hommikusöögi juurde on väga oluline liikumine.
on selleks siis kas nüüd kerge jooks või lihtne liikumine ka kõndimise näol, aga võib ka teha loomulikult joogat, mis on meie vaimule ju väga hea. Ühesõnaga, igasugune liikumine on teretulnud. Kui me hoolitseme oma füüsilise keha eest, on oluline ka hoolitseda oma vaimse tervise eest. Ja selles programmis on üliolulisel kohal meil raamatud. Seesamune raamat Imede hommik on mul toonud uskumatu uue harjumusse minu ellu. Nimelt see raamat räägib ühest noormehest, kellel oli elu kõik väga hästi. Ta oli imeline naine, suurepärane töökoht, uhke kodu, kõik oli nagu korras. Ja siis toob elu talle ootamatu löögi, kuidas tal reka sõidab siis sisse ja ta on väga-väga pikalt haigavoodis. Ja elu toob talle veel teise hoobi, kus majanduskriisi ajal kaotas ta kõik. Ja siin selles raamatus ta kirjeldab ühest harjumusest, mis on saanud ka minu harjumuseks, nimelt hommikujooks. Ja siin on veel väga palju häid mõtteid, kuidas siis oma mõtteviisi muuta, sest tegelikult meil on peas keerlevad kogu aeg ühed ja samad mõtted. Aga kui meil ühed ja samad mõtted jooksevad peas, siis tegelikult meil ei saagi uusi ideid ka tulla. Ja nagu ma mainisin enne, et hommiku söögi juures on väga olulisel kohal kiudained, siis jällegi üks suurepärane raamat on Võluv soolestik, kuidas siis saksa teadlane räägib, kui palju probleeme hakkab meil soolestikust, sest me ei oska ja meil pole teadmisi, kuidas siis oma soolestikus oleva mikrobiomi eest hoolt kanda. Ja selle saksa teadlase üks suurepäraseid sõnumid on siin, ma loen teile ette, on see, kui me tahame end oma kehast hästi tunda, kauem elada ja oma eluga rahul olla, peame hoolt kandma just nimelt oma soolestiku eest. Aga nagu ma eelnevalt mainisin, meie mõtted, mida me siis mõtleme hommikust õhtuni. Me näeme ümberringi on päris palju negatiivsust ja kui me oleme selle sees, siis me hakkame ise ka veel rohkem süvitsi sinna minema. Aga me saame oma mõtetega ju tööd teha. Selleks on üks suurepärane raamat manifesteerimise 7 sammu parema eluni. Ja miks ma toon selle raamatu välja, on sellepärast, et siin on üks huvitav lehekülg, kus ta räägib just nimelt afirmatsioonidest. Ja mis need afirmatsioonid on siis? Need on laused, mida me siis iga päev iseendale ütleme. Toon teile näiteks mõned laused siin. Ma olen tänulik kõige eest, mis mul on. Ma armastan oma elu. Olen tasakaalus ja rahulolev. Ma pakatan elujõust ja energiast. Kui mina seda raamatut lugesin, siis ma mõtlesin, et aga kui elus ei ole kõik ju korras, miks ma neid lauseid ütlen? Aga see raamat õpetab, kui me hakkame iseendaga tööd tegema, hakkame endale neid teatud lauseid kordama, siis tegelikult meie energiatase tõuseb. Me hakkame nägema päevas positiivsust. Me rohkem naeratame, me oskame rohkem probleeme lahendada ja leida võimalusi. Ja loomulikult kuulame siin väga huvitavaid audioid ja audiod, mis on ka suunatud tervisele ja samamoodi ka oma mõtteviisi muutmiseks. Ja kui sind see programm kõnetab, siis tea, et see kestab 30 päeva. Ja nüüd sa mõtled, et issakene, see 30 päeva on ju nii pikk. Aga vaata, see samune raamat õpetab, kuidas see 30 päeva teha
väikesteks tükkideks, 1 nädal, 2., 3., 4. Ja esimene nädal võib olla väga häiriv, nagu räägib ka see raamat. 2. nädal me juba vaikselt harjume selle asjaga. 3. nädal me naudime. Aga mis see 4. nädal siis on? 4. nädal on see, et me juba oskame automaatselt võtta need valgud, võtta need rasvad, ilma et me mõtleksime, sest me oleme juba nii palju harjutanud seda. Ja selle hommikuprogrammiga on üks suurepärane kingitus. Selleks on üks väga kihvt kruus. Ja mitte ainult kruus. Kui sa soovid ja tahad ja teed kaasa selle 30-päevase programmi, siis sul avaneb võimalus suurepärastele koolitustele, mis on muideks tasuta. Ja ei piirdu ainult tervisega need koolitused. Sealt sa saad ilukoolitusi, sealt sa saad energiaprogrammi, sa saad aktiivse elustiili jaoks väga palju põnevat teada, sest tegelikult kokkuvõttes me oleme ju sellises elustiili keskkonnas, kus me iga päevaga saame paremaks. Ja kui see sulle meeldis, siis loomulikult see, kes sulle selle kutse saatis, võta temaga ühendust. Ta räägib sulle väga täpselt, millised on järgnevad sammud. Ja nüüd nendest järgnevatest sammudest räägib meile imeline Margit Saaremaalt, kes siis räägib, millised olulised toitained on meil olulised, et seda programmi toetada. Palun, Margit. Tere õhtust ka siit Saaremaalt. Ma natukese räägin endast ka, et olen 29 aastat töötanud siis õena ja nendest üle 10 aasta siis pereõena. See tähendab, et praktikat on. Ja ma tahtsin nagu küsida või teie käest, et millal sa viimati pereõe või perearsti vastuvõtul käisid? Et nii paljud inimesed jõuavad sinna sellepärast, et nad kurdavad, et ma olen nii väsinud, ma olen nii endast liimist lahti. Ja kui sa inimeste käest küsid, et kuidas su tervis on, siis ega nad eriti ei kurda. Väljaspool tööd, eks ole. Et tegelikult tervis ei ole ainult see, et ma olen, haigust ei ole, vaid see, et inimene on vitaalne, täis elujõudu, naeratab, on täis kergust ja entusiasmi ja õnnelik. Aga millal sa ennast viimati tundsid õnnelikuna ja sellisena, nagu mina kirjeldasin tervet inimest? Et mõtle ja kui sa tunned, et sa tahad õnnelik olla, siis astu pardale ja lähme koos edasi. Aga tõesti, Kersti ütles, et väga paljud inimesed ja on tehtud isegi uuringuid, et 1/3 inimestest ei söö hommikuti. Ja miks ma peaksin hommikuti sööma? No ikka sellepärast, et ainevahetust stimuleerida, koguda päevaks energiat, et mälu ja keskendumine oleks hea, et sa ei mõtleks ainult söögile või kõht on tühi, kehakaalu langetamisele, et läheb kergemaks, et hoiab ära niisuguste tühiste kalorite söömist ja hoiab ära ka meeleolude kõrkumist. No selleks ei ole vaja ju teadust teha, et uurida, et me teame isegi, et näljane inimene on vihane. Et selle vältimiseks siis sööme hommikuti. Kindlasti, kui siin alustada seda programmi, siis näed ka, kuidas keegi siin grupis jagab, et missugust hommikusööki võiks süüa ja sa saad innustust sellest. Nii, ja siis kui alustada nendest toidulisadest, mis meil siin slaidil on, siis alustan keskmisest, et taimne valk. Mille jaoks taimset valku vaja on? Et just hommikuti seda võttes on see lihastele ja lihasloomele hea. Ma ei tee ju mingit suuremat sporti, miks ma peaks seda võtma, eks ole. Aga sellepärast, et me vananeme iga päev, ka nooremad inimesed vananevad.
aga selleks, et ära hoida lihaste kõhnumist, on just seda valku meile vaja. Ja muidugi valk on ka kõikide rakkude algus ja ehitusplokk, eks ole. Ja ka sellepärast on seda valku väga-väga vaja. Nii, järgmine paremalt poolt on kiudaine. Seal on 3 lahustavat kiudainet ja parandab siis üldist heaolu, täiskõhutunnet, seedimisele hea, ainevahetusele ja kui ta juba täidab su kõhtu, siis ka sellised tühised kalorid jäävad jällegi tarbimata. Et üldisele heaolule hea. Alustada seda tasuks poole kaupa, kellel on, ta võib nagu kõhupunni ajada ja selle tõttu proovige alguses poole paki kaupa, pakikene on selline, poole paki kaupa ja siis saab vaikselt juurde lisada. Kolmas toidulisa on siis Double-X ja Double-Xis on siis meil 12 vitamiini sellises väikses hõbedases pakis, 10 mineraalainet ja fütotoitainet. Mis asi see fütotoitaine siis on, eks ole? See on taimedes leiduv looduslik ühend, mis aitab meil taimedel siis kaitsta kahjurit ja haigust ja päikese eest. Ja nii on ka inimeste puhul selle toidulisaga, et ta on antioksüdant, vähendab põletikku ja toetab immuunsust. Nii et super toidulisa, multivitamiin. Ja siin all väikses on veel Daily. Et kes siis Double-Xi ei vali, siis saab valida ka veidi taskukohasema Daily. Ja siin on ka natuke vähem siin seda fütotoitainet sees ei ole, aga ka multivitamiin. Ja miks siis seda vitamiini võtta, et kõiki neid ainevahetusel seedimine südamele, luudele, kõikidele nendele organitele on ta hea ja toetab meie igapäevast elu. Nii, Kersti, kas sa võtad üle? Minul sai vist jutt otsa. Ja aitäh, Margit, et no sina oled vahva, Margit, ju meil alati ka meie tervist kontrollimas, kui tõesti ongi vaja arsti juurde minna ja arst kirjutab välja selle ravimi. XS jook jäi rääkimata. Ja aga vastame ära ja me jõuame selle XS-ini ka, et täna meil on ju siin kogukonnas neid inimesi, kes söövadki iga päev ravimeid. Ja kuidas sina täna ütled nendele inimestele, kas need toidulisandid sobivad ka nendele inimestele, kes ravimeid võtavad ja kuidas siis nad peaksid võtma? Need toidulisad on enamasti sellised, mis ei lähe teiste ravimitega riidu. Alati personaalselt tasub üle vaadata, mis ravimeid inimene võtab ja muidugi millal võtta on see, et toidulisade ja ravimite vahele võiks jääda pool tundi, tund aega, eks ole, mitte kohe peoga sisse. Siis teine küsimus on, Margit, selline, et täna on ju turul väga palju toidulisandeid. Me teame, et pakutakse ju telefoni teel, meil on apteegid täis erinevad firmade toidulisandeid, aga sina oled saanud ka meditsiini poolt ju koolitust toidulisanditest, et miks sina tarbid Nutrilite'i ja kuidas siis seal meditsiini poolt siis nendele, kui sa olid koolitusel, mida siis seal räägiti? Toidulisade ja vitamiinide koolitusel toonitati tõesti ka, et jälgida, kus kohast see tuleb, kus sa ostad seda toidulisa ja Eesti Vabariigis on ravimid on väga kontrollitud
et Ravimiamet kontrollib ravimeid, aga toidulisasid Eestis ei kontrollita. Ja selle tõttu Nutrilite on minu valik olnud sellepärast, et Nutrilite ise kontrollib väga tõhusalt just selle toimeaine sisaldust igas tabletis, et selles suhtes tasub usaldada. Ehk siis minul on ju täpselt samamoodi, et võib-olla vastus küsimustele, et miks siis perearsti õed ja arstid ei soovita Nutrilite'i toidulisandeid, on sellepärast, et nemad ei tea. Nutrilite õpetab ise välja endale spetsialistid, koolitab ja selleks võivad saada iga inimene teist siit, kui te tunnete huvi tervise vastu. Ja Margit, oled sa nõus, et meditsiiniinimesed ravivad ju haigeid inimesi, aga meil on väga palju, ütleme lausa 85% on elustiili haigusi ja kui inimene saab ikkagi terveks, siis ütleme haigusest terveks, siis tihtipeale need inimesed tulevad ju sinna teie juurde tagasi sellepärast, et nad ei ole muutnud mingeid harjumusi, uusi harjumusi saanud, ehk siis ikka sedasama elustiili elades jälle see sama probleem, ehk siis võib-olla isegi süvendatult, tekib näiteks insult või infarkt, mis enne olid võib-olla lihtsalt südameprobleemid. Ja sest tegelikult ka meditsiinisüsteem tõesti paneb rõhku nagu haigusele, eks ole, aga kuidas terve püsida ja terveks jääda, seda nagu enam ei jõua õpetada, eks ole. Ja võib-olla see ongi nagu see tühi koht, kus nagu meie saame inimesi aidata, kus me siin oleme teadlikumad. Ja mina olen väga palju suutnud siit juurde haarata ja teadmisi ammutada just seda, et kuidas püsida tervena. Nii et ma olen väga tänulik. Just nimelt ja erinevaid raamatuid, ehk siis siin kogukonnas on veel väga palju ju tervisespetsialiste, kelleks me oleme siin õppinud, me oleme terviseedendajad, tervisespetsialistid, et kõige parem on siis, kui inimene, kes on seda õppinud, haarab kaasa just vahetult teise inimese ja koos seda teha, sest ainult vitamiini võtmine, isegi kui ta on päris kuld ja ta tõesti on hea, tuleb inimene ikka hoida sellises heas emotsioonis ja siis toimub see tervenemine. Et me ju teame, et kui on selline halb päev ja inimestel ongi halvad päevad, mul endal ka nii ruttu läheb see kuidagi nagu tuju halvaks. Aga mis siis juhtub, kui me hakkame pidevalt muretsema ja maailma parimad muretsejad oleme me ka. Ehk siis keha muutub happeliseks. Et siin me hoiame seda energiat üles ja mida mina siis teen, et näiteks kui mina sõidan autoga, siis mul muusika, ma otsin sellise rütmilise muusikaga, panen endale käima ja seal valgusfoori taga, kui punane, siis ma võin seal tantsida ka, nii et ma võin tunduda väga imelikuna, kui keegi kõrvalt vaatab. Et üli oluline on meil siin see tervis, mis ongi ju lausa kuld ehk siis suurim vara. Aga miks meil on nüüd need XS, need šokolaadipulbrid, näete, mul on siin lausa käes. Miks meil neid vaja on, Margit? Kas või näiteks täna minul ei olnud töö juurde kaasa võtta lõunasööki ja võtsingi selle pulbri kaasa ja loksutasin omale lõunasöögi. Et kui hommikul läheb nii kiireks, et ei jõua omale võileiba või putru teha, pigem putru, eks ole, siis või muna praadida, siis see on siis hommikusöögi alternatiiv, täiesti valgutrasvad, süsivesikud balansis, kõik on timmitud teadlaste poolt, nii et võtad karbist, loksutad ja jooksed tööle. Ja väga õige ja mina ka tegelikult, mina küll hommikul söön, mina panen seda taimset valku pudru sisse,
aga ma teen selle joogi valmis ja siis tööle autoga ja ma juba, kui ma esimese tunni ära annan, siis ma juba sealt hakkan niimoodi lonksu haaval võtma, et ta hoiab seda energiat ja tõesti noh, väga hea on olla sellises heas energias terve päev otsa. aga meile on veel kõige olulisem osa siin tänases selles tervisetunnis inimesed, kes räägivad oma kogemust, oma lugu ja kõik need inimesed, keda me täna siis palusime siia rääkima, on tulnud meile erineval viisil. Ja armas Katrin, et kas sina oled nõus tulema nüüd siia pilti ja palun räägi oma lugu, kuidas sina siia kogukonda sattusid ja mis oli sinu probleem ja kuidas sa oled täna siis oma enesetunde nagu tagasi saanud ja oma tervise tagasi saanud? No siia ma sattusin ikkagi läbi tutvuste selles suhtes, et üks tuttav võttis minuga ühendus ja uuris, kuidas mul läheb ja tegelikult ta tegi seda mitu korda, sest et algselt, kui ta ühendust võttis ja tahtis mind nii-öelda kokkusaamisele kutsuda, kus räägiti teemadel, olin ma tulnud just puusoperatsioonilt. Seega mul liikumine on just kuigi hea ja lükkasin seda edasi. Nii kaua, kui juba enesetunne oli parem ja sain siis minna tema juurde nii-öelda kohviõhtule, kus siis räägiti ka antud teemadest. Et praegu ega ma midagi kindlat ei ole enda jaoks otsustanud, aga eks ma hoian oma meeled avatuna ja loen ka üht-teist ja kuulan nii mõndagi, et vaatan, kuhu ma jõuan sellega. Kõigepealt ma pean ise saama selle õige tunde kätte ja siis saab edasi vaadata, et mis toimuma hakkab. Ja väga õige, nii tore on, Katrin, sind uue inimesena siin näha ja tore oli sinuga vestelda juba esimesel korral. Sul on selline hea positiivsus sees, vaatamata sellele, millised probleemid sul on. Aga me alati uusi inimesi ju innustame ja sa pole kuskil üksi. Et ma nüüd võtan juurde teise Katrini, kes tuli ja kelle kõrval sai ka kogu aeg oldud, et ta üldse saaks tervise tagasi. Nii. Kas sa, Katrin, oled olemas, teine Katrin? Siin on nii palju Katrineid, ei tea ju, väga tore. Katrin, mitu aastat sa oled meiega siin olnud? Mina olen kuskil 2 aastat olnud. Et tulin Ja ka tervisemurega siia. Et tegelikult ma kolisin üldse Tartu ja ma tulin koos Tartu oma muredega ja ma otsisin lahendust, et arstid ei leidnud mulle mingit ravi ja mitte midagi, et eks ma ise olin mõttekene süüdi, aga ma tulin sellise murega, mis oli mul samamoodi soolestik, kõhuprobleemid. Aga nagu ma ei tundnud kedagi Tartus ja siis ma tutvusin ägeda Mari-Liisiga, kes tutvustas seda programmi ja kellega ma sain ka Kerstile kokku. Ja Kersti nägi päris palju vaeva, sest me hakkasime katsetama igasuguseid asju, et kas ma saan seda süüa või teist süüa ja et tegelikult ongi, et mul oli niimoodi, et ma ei saa mitte midagi süüa, et kõik tuli välja. Ja või oli kõht kinni. Et me hakkasime samm-sammult, et proovisime siit, proovisime sealt ja ütleme, läks vähemalt üle poole aasta aega, et ma sain tasakaalu. Et ma olen väga õnnelik selle üle, et selles mõttes, et nii paha on elada, et kui sa ei saa midagi süüa ja kui hakkab seest kõik no ütleme, sees keerlema ja välja tulema. Tänu selle grupi ja meeskonnaga siit saab hästi palju positiivsust, enesekindlust. Et kui ma oleks oma muredega üksi, siis ma olekski võib-olla kodus olnud. Aga see toetav meeskond, mis siin on, kes annab nii positiivset, kas või hommikul, iga hommikul positiivset energiat juurde, et see
päev võib nagu lennata kohe. Tegelikult Katrin, võib-olla inimesed ei saa täpselt positiivsest aru, aga vaata, kui me siin tööd tegime sinuga ja Helve oli ju ka meiega, siis kui inimesele ütled, no proovime ja siis proovime teist, et ma andsin sulle veel enda neid vitamiine ja tegelikult me saime ju Margitilt väga palju nõu, vaadates sinu verepilti, et see on hästi-hästi oluline ja kui me käime ka siis koolitustel, me saame ju küsida seal, meil on, kui me ei oska kohe inimesele vastata, siis me saame küsida Nutrilaidilt, mida nemad soovitavad, aga alati võtab see protsess ka aega, et võib-olla see ongi nagu kõige väärtuslikum siin, et Nutrilait on teaduspõhine, aga et see inimesele toob tulemust, mida me ju siit otsimegi ja koos saame selle tulemuseni jõuda, on ikkagi protsess ja koos sellises rõõmsas meeleolus, et on lootus, on usk ja niimoodi oled sa täna, Katrin, ju ise nii mõnegi grupi vedaja. Et jah, et ma olen hästi palju siin õppinud ja ma oskan inimesi ka aidata, et see teeb nagu südame nii rõõmsaks. Ja samamoodi, et ma tulin raamatute juurde tagasi, et need raamatud õudselt palju annavad energiat ja positiivset juurde, et mul on raamat Suure mõtlemise maagia pooleli. Iga päev ma saan sellist positiivset laengut siit ja mõtteainet ja iga hommikul ütlen omale ka väga häid, et ma olen tubli, ma olen ilus ja kena kõik, et see annab nii palju juurde, et sa häälestad hommikul ennast positiivselt. Veel teadmisi juurde saades ja õppides ja otsides endale kõige õigemad toidulisandid ja muidugi loomulikult selle käitumise, selle meeleolu, võime me siin 15 kuni 20 aastat nooremana välja näha. Et natukene võime ikka eputada, aga usu mind, et ka sina saad tulemuse ja sul on kindlasti väga-väga vahva kutsuja. Ja need vahvad kutsujad saavad järgmine kord ju ka sõna, sest me ei ole siin professionaalsed rääkijad, me räägime nii nagu oskame, me püüame ju rääkida seda kogu südamest, nii et palun võta oma kutsujaga nüüd, kas siis täna õhtul või vähemalt homme ühendust ja räägi, mida sa siis sellest kõigest arvad, aga võib-olla siis alustadagi just sellest 3 vitamiinistki ja hommikusöögist, heast tujust. Meie ei ole siin, me ei tegele mingi müügiga. Me ei ole müüjad, aga me kutsume kogukonda, tule meiega kaasa koolitustele, tule kaasa mõnele õhtule, kui me valmistame aikukiga süüa ja miks mitte ka, ma olen nõus teie rühti vaatama, seda ma ikka oskan. Et ma olen väga tänulik teile kõigile, kes te siin olete ja mis ma siis soovin? Väiksed afirmatsioonid, iga päev mina loen sellest raamatust nii hommikul, lõunal kui ka õhtul. Ja me võime praegugi siin korrata mõned afirmatsioonid, aga tee seda minuga koos. Minu elu on igati küllustlik. Olen edukas kõiges, mida teen. Mu elu on täis armastust ja ilu. Ma olen tänulik iga kogemuse eest oma elu. Olen jumalikult juhatatud ja hoitud ja tõmban rõõmu oma ellu. Mulle meeldib elada. Usun, et kõik on võimalik. Olen armastatud. Ma suudan teha kõike ja ma olen maailmas oluline. Need on vahvad afirmatsioonid, mida ma olen jaganud ka teistele, aga nii hea on seda lahti võtta ja ikka ja jälle korrata, et ma olen oluline. Sa oled väga oluline inimene ja ma soovin sulle ilusat õhtut ja head ööd. Aitäh!